Tere tulemast! Aga hakkame pihta. Mul on teile kõigile see tüüpiline palve. Arvake ära, mis see on? Telefonid. Kui te ootate midagi väga tähtsat, siis pange, et lihtsalt vibreeriks või oleks hääletu, et te näete, aga et ta ei hakkaks siin sünnipäevalaulu kellelegi laulma. Aitäh! Aga mina olen Helen, mina hoian täna kätt pulsil, aga alustaks sellega, et kutsuks meie Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori meile paar avasõna ütlema. Aitäh! Ei vaja, ma vist saan täitsa hakkama. Ma näen, et siin on rektor Ülle Ernits on kirjas. Tere hommikust, või ei ole hommik ju. Öökullina mul on veel hommik natukene. Aga ilmselt kisub lõuna poole, nii et ilusat lõunaaega meile siis. Oleme siis kogunenud siia. Ma ei olegi harjunud nagu selles saalis sedapidi olema, et meil on alati lõpuaktused ja siis kõik see näeb teistmoodi välja. Aga see selleks. Aitäh kõigepealt meie terviseedenduse esmakursuslastele, keda on nüüd meil 10, 15 võtsime vastu, 10 on. Ja nad on siin meie Kukruse struktuuriüksuses. Et ma tänan teid selle eest, et te olete nüüd võtnud järjekordse erakondade debatti korraldada. Aitäh õppejõududele terviseedendusest, kes te seda olete võtnud siis vedada üliõpilaste toena. Tänane debatt on 5. Nele, kas on 5? Või on juba 6? Isegi rohkem. Mina mõtlesin muuseas sama, kui ma kuskilt lugesin, et 5, ma ei tea, kust ma seda lugesin, võib-olla nägin unes, aga siis ma tee peal täna mõtlesin, et minu meelest on neid debatte olnud rohkem. Igatahes debatid toimuvad, siiamaale on nad toimunud Tallinnas, seekord siis siin Jõhvi kontserdimajas. Ma tänan erakondi, sest ma olen saanud ikka neid debatte avada, ja alati on erakonnad kohal, alati on hea sõna ja plaan kaasas erakondadel. Iga kord pärast debatti me oleme saanud tõdeda, et jälle toimus midagi head ja vajalikku ja loomulikult niimoodi te ka panustate terviseedenduse õppesse tegelikult sõna otseses mõttes. Ja loodame siis, et te võtate need mõtted, mida te meie debattidel ja täna siin siis avaldate, et te võtate need siis ka töösse ja kohe ju saategi juba hakata siis mudeldama oma valimisplatvorme, sest oktoobris on võimalik siis juba hakata tulemusi mõõtma, et kui hästi siis terviseteemad on ühiskonnani jõudnud. Võib-olla teil on mõni küsimus tekkinud ka sellest, et miks siin Kukrusel, Ida-Virumaa inimesed loomulikult ei mõtle, miks Jõhvis midagi toimub, sest siin peabki ju kõik toimuma. Mis mõttes? See on ju enesestmõistetav, ammu oleks juba pidanud siin kõik toimuma. Mina ise oma isapoolsete juurte poolest olen pärit siis Narva Jõesust, kohe sealt kuskilt Jõesuudmest, ühest vanast majast, mida vist enam olemas ei ole, sellepärast ma oskan võib-olla natukene kallutatult ka mõelda Ida-Virumaa peale. Aga me oleme sellepärast täna siin, et meil on siin see tubli rühm terviseedendajaid, kes õpib siis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuses. Kuidas nad sinna said? Ja kuidas meie Tallinna Tervishoiu Kõrgkool sinna sain? Sain väga autoriteetselt kohalikult juhilt nii-öelda loa teile natukene rohkem sellest rääkida. Generatsioonid vahetuvad ja võib-olla mõni informatsioon võib ära kaduda. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ei olnud veel tervishoiu kõrgkool, kui ta oli alles Tallinna meditsiinikool ja Kukrusel lehe 12 oli Kohtla-Järve meditsiinikool ja aasta oli 2002. Kui Teisi Remmel, kes oli selle aegne Õdede Liidu president, tegi meile ettepaneku Tallinna, mina olin siis direktor, tegi ettepaneku, ütles Ülle, Ida-Virumaal on vaja kutseharidusega õdedele tasemeõpet, et töötavad õed saaksid kõrghariduse. Tulge kohale.
tulime kohale. Sellest ajast hakkas meie nagu dokumenteeritud koostöö Kohtla-Järve meditsiinikooliga. Meie viisime läbi õdedele tasemeõpet, nemad võimaldasid ruumid, koostöö oli meil juba enne hea. Nii juba siis, kui 1998. aastal minust sai õppedirektor Tallinna meditsiinikoolis, siis ma juba õppisin väga ruttu ära, et me teeme Kohtla-Järve kooliga head koostööd. Me tegime asju koos, me arutasime koos oma muresid ja meil oli nagu siin see side. Eks siis sellest ka võib-olla teisi ettepanek, ta oli siin kooli nõukogu liige või esimees, eks siis sellest tekkis ka teisil see ettepanek. Asjad läksid ja ajad muutusid. Väljakutsed muutusid suuremaks ja ühel hetkel pidi Kohtla-Järve meditsiinikool otsustama ja ütlema, kas ta soovib ühineda või liituda. Ma nimetan seda alati liitumiseks. Kas ta soovib liituda Tartu meditsiinikooliga või Tallinna meditsiinikooliga. Ja eks meid olid nad tundma õppinud ja me kirjutasime lausa Haridus- ja Teadusministeeriumile projekte selle kohta, milline see kõik välja hakkaks nägema. Meie projekt läks töösse ja see töötab nii, nagu see Kukruse üksus praegu töötab. Et me oleme osa kohalikku elu, et me oleme hariduskeskus, et me oleme koostööpartnerite jaoks olemas ja et me oleme siis ka kogukonnale olemas. Ja Kohtla-Järve siis meditsiinikool pakkus siis meid välja, kellega ta soovis liituda ja 2006. aastal me siis ühinesime ja selle märgiks on siis see, et nendest sai meie struktuuriüksus. Õppekavasid on olnud järgmisel aastal 20 aastat. Ma mõtlesin selle peale siia sõites ja ma ei saanud aru, mismoodi see aeg siis nüüd niimoodi on, kuidagi 20 aastat. 20 aastat siia sõitmist ja siit tagasi sõitmist. Kukrusel on meie väga armas struktuuriüksus, mis tegelikult on väga heas mõttes eeskujulik. Ma arvan, et meie õppijatest kõige suurem protsent, ma julgen öelda, et see on äkki 99. Ei ole siin praegu Olesjat, kes ütleks, kui palju see protsent tegelikult on, Olesja Seel, aga ma usun, et kõige suurem kontsentratsioon on meie õppijatel Eesti kõrghariduses, see on väga uhkelt praegu välja öeldud, õudne, kui ma eksin, aga julge ikka. Meie õppijate või lõpetajate kontsentratsioon, julgen väita, on kõige suurem, kes saavad kogukonnaga töökogemuse. Seda on näha, kui aktiivne meie Kukruse õppijaskond on koos õppejõududega, kohalike organisatsioonidega koostöös ja kogukonnale tervise tegevuste, terviseedenduse, tervise kaitsmise, tervist toetavate tegevuste õpetamisel. Et selles mõttes meil on vedanud, võib-olla see on sellise väiksema kogukonna omadusi, et kohalikud tööandjad on meid leidnud, meie neid leiame ise ka, meil on suurepärane võrgustik siin ja tänu sellele ka siis on Kohtla-Järvel struktuuriüksuses peale õdede ja hooldustöötajate õppinud näiteks tegevusterapeutide rühm, nüüd on terviseedendus, samas majas meil Kukrusel on praegu tehnikakõrgkooli sotsiaaltöötajad ikka siinse kogukonna jaoks, tööandja jaoks, et see on niisugune väga huvitav kombinatsioon siis, kuidas me saame teile kõigile siin koha peal kasulikud olla. Ja meil on väga hea meel, et meid usaldatakse ja et meie teadmisi võetakse vastu. Nüüd jõuame terviseedenduse juurde, hakkan lõpupoole jõudma oma mõtetega, mida teiega jagada tahtsin. Kui ma nüüd juba andsin teile selle üldpildi, et me tegeleme terviseedendusega igapäevaselt läbi õppekavade, siis mul oli siin huvitav tähelepanek, et kui ma juba ütlesin, et ma aastast 2002 olen siia harjunud sõitma, siis mina olen defineerinud piirkonna, mis hakkab pärast Rakveret. Olen defineerinud ära kui hullumeelsete möödasõitude, hullumeelse liikluse piirkonna, kus tuleb olla valvel, ei tohi mõtiskleda, sellepärast et võid näha väga kummalisi käitumisi liikluses.
Täna oli neid 2 ja minule tundub, et oluliselt vähem, kui ma olen harjunud. Ei tea, mis te siin teinud olete. Kas aitab terviseedendus, kohaliku elu juhid, kas inimesed on targemaks saanud või oli see lihtsalt juhus? Selline kellaaeg. See selleks. Kui ma mõni aasta tagasi seda debatti, samalaadset debatti avasin, siis ma rääkisin ligipääsetavusest. Me räägime palju ligipääsetavusest, et teenused oleksid ligipääsetavad, füüsiliselt ligipääsetavad näiteks. Aga ma avasin selle tookord teistpidi ja rääkisin väljapääsetavusest. Toon näite, et ega muidu ei saa ju teenusele ligi, kui sa kõigepealt välja ei saa. Toon näiteks kortermajad, näiteks on lihtsalt lihtne tuua. Ükskõik milline see elumaja võib selle näite asemele tulla, aga kui kortermajas lift on, aga lift on nii kitsas, et sinna ratastooliga ei pääse või rullaatoriga lihtsalt ei pääse, no hästi, pressid sisse, aga kui see kõik on vaja tassida 12 trepiastet, muuseas, paneelmajas 9-kordses on 12 trepiastet, mis tuleb siis ratastool tassida, et saada välisukse juurde, sest kaldteesid lihtsalt ei ole igal pool ja selleks, et nüüd saada päris kõnniteele, tuleb ka vaadata, kas see väljapääs on olemas. Et alustaks, vaataks mõlemad koos, nii ligipääs kui väljapääs. Need võimalused, mida me pakume. Ja teine, viimane punkt, kuna ma ise olen natukene meditsiini kalduvusega, sotsiaalteaduste kalduvusega ja terviseteaduse kalduvusega, siis näited ka natukene seda tüüpi, et kui tööealise elanikkonna ja õppija lasteaia lapsega tegelevad töökeskkonnanõukogud, töötervishoiuarstid, terviseedendajad asutustes, siis kes ja kuidas tegeleb nende inimestega, kes ei käi tööl, kes ei saa välja, kes ei saa ligi, kelle ülesanne see on. No võib-olla ma olen maailmas, äkki ma olen Eestis ainukene, kes seda ei tea. Kui teate, siis avaldage või siis markeerige see teema ära. Kes tegeleb meie haprate tervise edendamisega? Millal seda tehakse? Kuidas? Kelle vastutus? Sest kokkuvõtteks riik on nii tugev, kui tugevad on tema haprad. See on nüüd minu mõte. Ma tänan võimaluse eest teile rääkida. Soovin teile suurepärast päeva ja palju häid mõtteid ja viige need siis ellu ka. Aitäh teile ja edu õppijatele! Suured tänud meie rektor Ülle Ernitsale. Järgmisena saate kuulda täpsemalt sellest, kuidas Ida-Virumaal lood on. Aga rektor inspireeris mind ka natuke ise jagama, kuidas tema oma Ida-Virumaa kaugete juurtega on ikkagi siia jõudnud Rakverest edasi. Siis minu vanavanaisa oli Jõhvis loomaarst, sõja ajal tuli sealt ära ja kogu pere on ka kuidagi tervisega mis iganes tasemetel seotud. Ma lõpuks jõudsin siia tagasi. Tulin Tallinnast, ostsin endale Kohtla-Nõmmele korteri ja hakkasin siin tervist õppima. Aga edasi tuleb meile hoopis Tartust Yana Toomik, kes esindab oma mõtteid sellest, kuidas ta on käinud Ida-Virumaal viimase aasta jooksul ja uurinud kohalike tervise kohta. Tere siis ka minu poolt, lugupeetud kuulajad ja saalis viibijad. Mina olen Yana Toomik ja olen rahvatervishoiu magistriõppe teise kursuse tudeng Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudist. Ehk siis olen seotud Ida-Virumaaga olnud viimased 1,5 aastat õiglase ülemineku fondi raames, et teostame projekti ülemineku tervise mõjud Ida-Virumaal. Ma natuke räägin sellest siis ka hiljem täpsemalt. Ehk siis ülevaateks, et Ida-Virumaa on siis Eesti piirkond, mis on pikalt olnud tööstuspiirkond, kus rohkem kui 80% elanikest ei ole eestlased.
See tähendab, et tegemist on kogukondadega, kelle emakeel ei ole eesti keel. Samas on Ida-Virumaa rahvastik kiiresti vähenemas ja vananemas, noored lahkuvad piirkonnast, piirkonda on jäänud suur osa eakaid, kellel on siis suurem vajadus tervishoiu ja sotsiaalteenuste järele ja selline olukord tekitab siis niigi täiendavat koormust juba keerulises seisus tervisesüsteemile. Lisaks on piirkonnas suur töötuse määr ja eilse seisuga siis oli Ida-Virumaa registreeritud töötuse protsent 11,5%. Ja töötus ei ole siis ainult majandusprobleem, see tähendab ka vaimseid pingeid, sotsiaalset tõrjutust ja halvenevat tervist. Ehk Ida-Virumaa tervise ebavõrdsus algab juba enne sündi, see tähendab, et lapse elu on ebasoodsamates tingimustes, kui ta sünniks näiteks Tallinnas või Tartus. Statistika kohaselt siis on rohkem enneaegseid sünde, ehk siis enne 37. rasedusnädalat, samuti madala sünnikaaluga ehk alla 2,5 kiloseid lapsi, lastel esineb rohkem astmat, samuti on elanikkonnas rohkem kroonilisi hingamisteede haigusi ning esineb enneaegset suremust ehk siis enne 65. eluaastat. Samuti on elanikud mitmete tervisenäitajate poolest kehvemad. Piirkonnas on võrreldes teiste Eesti maakondadega umbes 4 aastat lühem eluiga kui Tallinnas või Tartus ja piirkonnas on suurem suremus südame, veresoonkonna ja hingamisteede haigustesse. Oluline roll on sellel keskkonnateguritel, kuna Ida-Virumaa on pikaajaline tööstuspiirkond, mis on siis jätnud jälje nii looduskeskkonda kui rahvastiku tervisesse ja õhus leiduvate peenosakaste tõttu siis ongi negatiivne mõju nii kroonilisele haigustele kui ka astmatekkedele. Eks ma tõin nagu näiteks ka kaardi, kus siis on näha Ida-Virumaa keskmine eluiga võrreldes siis teiste piirkondadega. Samuti on Ida-Virumaal kõige madalam tervelt elatud eluiga võrreldes siis muude Eesti piirkondadega, et kui nüüd sinna, see vist ei tööta, paremale nurka, kus meil Ida-Virumaa praegu on, siis on Ida-Virumaa keskmine tervelt elatud elu 51 aastat ja võrreldes muu Eestiga on see 58,7, mis on siis oluliselt madalam. Tõin korraks lihtsalt näiteks Ida-Virumaa tervise ja heaolu ülevaate, kus siis on meeste keskmine eluiga näha 71 aastat ja naistel 81. Ja võrreldes siis Ida-Virumaa tervisenäitajaid veel võime siis tuua, et lisaks haigusnäitajatele võiksime keskenduda ja tähelepanu pöörata ka elanike tervisekäitumisele ja ennetuse kättesaadavusele, mis on mitmes aspektis kehvem kui mujal Eestis. Elanikel on piirkonnas madalam füüsiline võimekus, mis viitab vähesele aktiivsele kehalisele tegevusele. Samuti on ekraaniaeg väga kõrge ning kehvad toitumisharjumused. Ja täiskasvanute murekohaks on ka madal osalus sõeluuringutel. Näiteks on oluliselt kehvem emakakaela ja rinnavähi sõeluuringu osalemine võrreldes muu Eesti piirkondadega. Ehk õiglase ülemineku raames, mille eesmärk on siis liikuda süsinikumahukast majandust jätkusuutlikuma suunas, mõjutab oluliselt piirkonna sotsiaalset ja tervisekeskkonda ja Ida-Virumaa puhul tuleb arvestada, et selline struktuurne muutus võib alguses kaasa tuua mitmeid negatiivseid kõrvalmõjusid. Et uuringud ja rahvusvahelised kogemused viitavad, et vaimse tervise probleemid võivad ülemineku algusfaasis süveneda, näiteks tunnevad inimesed ärevust, ebakindlust tuleviku suhtes, kas töökohad säilivad ja kuidas toime tulla võimalike muutustega sotsiaalelus. Samuti võib õiglane üleminek mõjutada kogukondlikku sidusust, kui töökollektiivid lagunevad või inimesed lahkuvad piirkonnast, võib sotsiaalne isoleeritus süveneda ja kogukonnatunde nõrgenemine on seotud siis suurenenud stressitaseme ja psühhosotsiaalsete riskidega.
Ühtlasi tõuseb ka töökaotustega suitsiidirisk ja võib teatud ajavahemikul, eriti nooremate ja keskealiste meeste seas, kes kogevad siis töökaotust. Ja lisaks toob ebakindlus tööturul kaasa kroonilise stressi ärevuse, mis siis omakorda mõjutavad füüsilist tervist, kroonilist stressi ja muid palju riskifaktoreid. Ida-Virumaa tervisesüsteem seisab siis mitme väljakutse ees, mis tulenevad nii piirkonna demograafilistest kui ka sotsiaalsetest eripäradest ja selle jaoks, et siis mõista üleminekust tulenevaid tervisemõjusid ja ning hinnata tervishoiuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, on nüüd käimas siin mitu erinevat teadusuuringut ja üheks neist siis on see õiglase ülemineku fondi meetmetest toetatud teadusprojekt Ülemineku tervisemõju hindamine Ida-Virumaal, mille eesmärk on siis kaardistada, kuidas majanduslikud ja sotsiaalsed muutused mõjutavad elanike tervist. Ja uuringu raames siis oleme 1,5 aasta jooksul läbi viinud 11 ekspertintervjuud erinevate arstidega, poliitikaesindajate, Terviseametiga, ministeeriumitega ja teiste otsustajatega. Ja ekspertintervjuude põhjal on siis valminud kvalitatiivne analüüs. Lisaks veel on tulemas sügisest elanikkonna küsitlus, kus siis saame pildi natukene suuremaks, kuidas elanikud oma tervist tajuvad, kuidas nad hindavad tervishoiuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Sama uuringu raames on valmis siis ka üleeile minu magistritöö, mis on siis perearstiabi ja eriarstiabi kvaliteet ning kättesaadavuse hinnangud Ida-Virumaal, ekspertintervjuudel põhinev kvalitatiivne analüüs. Ja esmastest tulemustest siis, mille peale võib mõelda, on ka siis see, et Ida-Virumaal on kõige kriitilisem seis võib-olla perearstidega, kellest hetkeseisus on umbes 60% pensioniealised või lähema 5 aasta jooksul pensioniikka jõudvad. See tähendab seda, et 5-6 aasta pärast võib 50% perearstidest tööturult lahkuda. See jälle omakorda mõjutab nii teenuste kvaliteeti, kui võib mõjutada teenuste kättesaadavust. Uusi spetsialiste peale väga tulemas ei ole, nooremad õpetajad ei soovi endale kohe nimistut võtta, ühtlasi ei soovita ka Ida-Virumaa piirkonda tulla, nii perearstid kui siis üldse eriarstid, sest piirkonnal on vähene atraktiivsus ja ühtlasi ka puuduvad kaasaegsed elamistingimused. Ühtlasi oluliseks teemaks kerkis ka keelebarjäär tervishoiutöötajate omavahelisel suhtlemisel, ehk siis mitte nüüd Ida-Virumaal siseselt, vaid just, mis läheb väljaspool Ida-Virumaa erinevad asutused, mis mõjutab siis oluliselt tervishoiu kvaliteeti, aga ma hetkeseisus keeleprobleemidele ei keskenduks. Keeruline ja seis on hambaravi kättesaadavusega, arste pole, kriitiline seis on vaimse tervise spetsialistidega ja eriti halvas seisus on laste vaimse tervise teenuste kättesaadavus. Eriarste napib, teenused ei vasta sageli ootustele. Lisaks tuuakse välja piirkonna elanike väga madalat terviseteadlikkust, nii haiguste ennetamise osas, sõeluuringute kui ka tervisekäitumise osas. Ja Ida-Virumaal oleks siis väga vaja sihipärast ja tõenduspõhist sekkumist. Kui me räägime Ida-Virumaa terviseprobleemidest ja ebavõrdsuse vähendamisest võimalustest, siis üheks võtmeteguriks, mis siis kerkis ka läbi nende intervjuude kui ka siis teaduskirjandus toetab seda, et on ikka ennetustegevused, et esiteks on ennetustegevus märkimisväärselt kuluefektiivsem kui hilisem ravi. Investeerides ennetusse, näiteks terviseharidusse, väheneb pikemas perspektiivis kulu haiglaravile, sotsiaaltoetustele ja töövõimetusele. Esiteks aitab ka ennetus varjata suremust ja krooniliste haiguste levikut. Kui inimesed õpivad terviseriske ära tundma, pikeneb ka tervena elatud elu. Oluline on ka see, et ennetus tugevdab inimeste suutlikkust toime tulla väliste muutustega, olgu need siis seotud keskkonnaga, tööelu või sotsiaalsete oludega, ja tervem elanikkond tuleb kaasa ka õiglase üleminekust tulenevate muudatustega paremini. Ja edukas ennetustöö eeldab tõhusat korraldust, piisavat rahastust ja pädevaid spetsialiste, on meie viimases TAI raamatus välja toodud. Mina tänan
Kui on küsimusi, siis saab neid hiljem küsida. Aitäh Jaanale selle teema avamise eest ja väike tänu ka siis meie kooli ja kohaliku tervisekeskus Corrigo poolt. Veidi siis üldist sissejuhatust. Mina olen Helen Maidre, ma olen esmakursuslaste esindaja ja ma olen tänane poliitikute moderaator, mis on minu jaoks täiesti uus kogemus. Jaana selgitas meile Ida-Virumaa inimeste terviseseisu ja rääkis ka näiteks arstide süvenevast puudusest, aga millega tegeleb just nüüd terviseedendus, on selle teise otsa vaatamine, kuidas lihtsalt ennetada, et inimesel üldse oleks vaja arsti, et arste saab mõelda välja, kus saaks juurde ja toome veel inimesi siia, et lahendada probleemi, kuivõrd terviseedendus lahendab probleemi sellest teisest otsast, et vähendada seda hulka inimesi, kes vajavad arstiabi ja kes vajavad nii varakult arstiabi. Mis on ka põhjus, miks me täna siin oleme, et rääkida sellest, kuidas Ida-Virumaa inimeste tervist võtta kui prioriteeti. Nagu ka meie rektor rääkis, meie oleme esimene kursus, kes õpib terviseedendust Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuurüksuses Kuklusel. Ja meil on see võimalus siis tuua see traditsiooniline debatt, mida on siiani tehtud Tallinnas, Jõhvi, ja tuua fookus just siia, kus me kõik oleme ja murekohale meie inimeste tervises. Nüüd järgneb poliitdebati osa, kus ma kohe varsti kutsun mõned inimesed lavale, aga ennem seda ma räägin veel üle. Kui te ennem ei kuulnud, siis palun lülitage oma telefonid hääletuks. Kes ei tea, siis seal nurgas leiate teie ruumist väljudes kohvi, juua, väikseid suupisteid ja tualetid on seal kõige tagapool. Hädaolukorra puhul saate väljuda siit poolt. Ja nüüd me võtsime rohkem aega selleks, et inimesed võivad vahetevahel väga pikalt rääkida, aga keegi meist pole seda täna teinud. Nii et meil on veel nüüd 10 minutit aega, et poliitikud saaksid kohale koguneda. Mis nüüd järgneb on see, et teil on 30 sekundit enda tutvustuseks lühidalt ja palun, kui te saate 10-ga hakkama, mul ei ole mitte midagi selle vastu. 30 on teie maksimum. Mikrofoni on teil 3, saate omavahel jagada. Ja järgmistele küsimustele on 2 minutit ja viimasele küsimusele on 3 minutit. Ja kõik see teil on siin jookseb, et te teate, kuna me ei ole tasuline üritus, siis vabandame reklaami pärast. Ja mina isiklikult olen närvis, ma loodan, et nad kohtlevad mind õrnalt ja ma ei pea kedagi kuskil korrale kutsuma, aga see kõik on teie kätes. Et alustame lihtsalt vasakult paremale ja nüüd võib aeg minna. Aitäh! Aleksander Laane, olen Roheliste liige, aktiivsest poliitikast natukene aega eemal olnud 2 aastat ja endiselt annan välja sellist ajalehte nagu Terviseleht ja ma püüan olla mitte poliitkorrektne oma vastustes. Tänan. Tere, mina olen Timo Juursalu, olen Alutaguse vallavalitsuse spordispetsialist ja olen Alutaguse tervisespordikeskuse juhatuse liige. Et igapäevaselt tegelen nii-öelda spordi ja inimeste liikumisega ja kuulun Isamaa Liitu, esindan siis täna neid. Aitäh! Mina olen Ivo Saarma ja esindan parempoolseid, erialalt arst, tegelenud tervishoiupoliitikaga päris pikka aega, juhatades siin ka eraõiguslike terviseasutuste liitu pikka aega. Täna ma küll ise olen ettevõtlusest väljunud, aga kõik need teemad erutavad mind jätkuvalt. Tere, mina Maris. Hetkel olen
siin ennekõike kui suur rahva tervise entusiast. Teiseks siis esindan omavalitsust, olen Jõhvi vallavanem ja ma saan aru, et on erakondade debatt või poliitikute debatt, et siin oli osalejate hulgas segadus, aga Reformierakond on see, kuhu mina kuulun aastast juba 2007 ja täna siis siin poliitikute debatis nende esindajana. Tere ka minu poolt, minu nimi on Henri Kaselu, olen Kohtla-Järve linnapea ja tänan ka Katri Raiki, kes täna nii-öelda tulla ei saanud, et osalejana saan nüüd ise tema ees siin olla ootamatult. Aga ma katsun siis olla samal tasemel nagu Katri. Aga jah, olen minagi rahvatervise entusiast nagu ka eelkõneleja ja teeme ka aktiivselt Kohtla-Järve rahvatervise mänge ja mitte ainult ja olen ka Ida-Virumaa Spordiliidu juhatuse esimees. Aitäh! Tere, mina olen Eve East, Toila vallavanem ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees. Rahvatervise ja turvalisusega sealhulgas olen ma tegelenud aastakümneid juba maavalitsuste ajal, vedanud ka rahvatervise komisjoni, nii et ja ka Toila vallas on meil rahvatervise teema populaarne. Tere, mina olen Valdo Reima. Ei esinda siin ühtegi erakond, aga kui nüüd Isamaa oli siin kõrval, et kui ma mõne kuu eest istusin järjekordselt Reinsalu kabinetis, siis meil olid seal muud teemad, Jõhvi kohtumaja ja siis ta vaatas mulle ütles, et tead, Valdo, ma tean, et sa oled Jõhvi fanaatik, et ma ei hakka üldse kiusama sind Isamaa asjadega, aga mulle tundub, et see ongi minu erakond, et Jõhvi fanaatikute erakond, aga volikogu esimees olen olnud mitut perioodi, enne seda ka täitevametis, vahepeal 15 aastat Tartus ja nüüd sellest eelmisest perioodist tuleb meelde, et Jõhvi sai toodud tervist edendavate linnade liikumisse, me olime päris tublid seal ja Tartu perioodist liikuva kooli algataja pilootprojekti osaline. Aitäh! Siin oli väike tehniline viperus, aga nüüd me jätkame küsimustega. Natukene pikkavinnaline, aga tahaks teada ja alustaks nüüd niipidi, et me tuleme sealtpoolt tagasi. Milline on teie hinnangul kohalike omavalitsuste roll inimeste tervise ja tervisekäitumise kujundamisel? Ja kuidas on see roll hetkel mõtestatud ja toetatud? Ehk siis alustame härra Reimast. Milline on teie hinnangul kohalike omavalitsuste roll inimeste tervise ja tervisekäitumise kujundamisel? Nii, siin tuleb natukene lahti rääkida võib-olla, et ühiskond on väga keeruline süsteem ja omavalitsus on väga oluline roll. Aga astmest hakkab nii, et kõige all on siis asutused, omavalitsus on terve rida asutusi, siis omavalitsus ja omavalitsus on nagu vahelüli riigil ja regioon on ka vahel omavalitsuste liit, et omavalitsuse roll on esmalt selles, et need asutused, mida ta haldab, koolid, lasteaed, huvikoolid, on seotud terviseedendustegevustega, jälgib, suunab, arendab neid, see tähendab, ta ise peab väärtustama, terviseedenduspoliitikat on omavalitsuse osa ja teine pool, kuna ikkagi riik on ju kõige üle, siis suhtlemine riigiga ja regiooni teiste omavalitsustega, et ka riiklikud poliitikad, aga ka igasugused finantseerimistoed oleksid olemas, et see alumine tasand, kes on kõige lähemal, saaks oma tööd hästi teha. Sest noorte juures on ikkagi need asutused, lasteaed, koolid, huvikoolid, kõik ise, aga need vajavad ressursse ja need vastused sageli on riigi poole peal. Ja kuidas on see näiteks Jõhvi fanatina vaadates hetkel Jõhvis mõtestatud ja toetatud roll? Nii, aga ma arvan, et me oleme praegu selles protsessis, kus üht-teist on olemas, aga me oleme ümbermõtestamisprotsessis, kuna nüüd koos Toila vald on siin kõrval ja me oleme nüüd mitmed kuud juba istunud valdkonniti koos ja ka selle valdkonna tegelased on koos käinud ja oleme loomas ühist tegevuskava tuleviku osas, et kõik need teemad, mis siin ka läbi käivad, ka tõesti realiseeruda saaksid, et praegu
Jõhvi nagu ei olegi mõtet luua nüüd oma eraldi kava, vaid me loome Toilaga ühise uue tulevikukava ja see on praegu töös ja ka see valdkonna töös. Aga täitevamet on kõige konkreetsemalt sellega tegelevad, ma arvan, nemad vastavad juba, mis sinna hakkab kokku korjuma. Aitäh, aga siis liigume edasi EVEA-st. Milline on teie hinnangul kohalike omavalitsuste roll inimeste tervise ja tervisekäitumise kujundamisel? See valdkond tegelikult hõlmab enda alla ju absoluutselt kõiki erinevaid valdkondi. Seal on majandus, seal on keskkond, seal on haridus. Toila vallas on 2022. aastal koostatud terviseprofiil. Ja tegelikult on see üks alusdokument, kust me oleme siis välja selgitanud ja läbi analüüsinud kõiki valdkondi ja sealt on välja tulnud siis need olulised nii kriitilised kohad kui ka need, mis meil on hästi. Ja tegelikult terviseprofiili hinnangul on terviseedenduse pool Toila vallas väga positiivne. Aga ja meil on koosseisus 2 ametikohta. Üks on sotsiaalkaitsespetsialist ja laste heaolu spetsialist. Nii et tegelikult ülioluline on omavalitsuses, kui on valdkondlikud spetsialistid olemas. Nii et see on hetkel. Ma tänan. Aitäh. Ma olin enne väga tagasihoidlik, ma ei maininud, et ma olen ka täna siin ka Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindajana. Nii et ma olen harjunud, et minu partei on Kohtla-Järve, aga seekord ka siis on teine roll. Aga jah, kindlasti on omavalitsus väga suur roll, olgu see tervise edendamise seisukohast, omavalitsus ju saab kaasa aidata läbi hea spordibaaside olemasolule, tugispetsialistid, on need spordiüritused, mis propageerivad tervislikku liikumist ja mitte ainult. Kohtla-Järve panustab tervise edendamisse päris palju, kui me vaatame näiteks spordivaldkonda, circa 5% linna eelarvest. Meie sporditaristu on üks Baltimaade paremaid, ka see paneb võib-olla inimesi natuke rohkem liigutama, aga ainult sellest ei piisa, et me näeme, et nooremapoolsed teevad sporti kenasti, aga paljudel keskealistel ja vanematel on ikkagi see paha harjumus mitte väga palju liigutada, mitte käia spordiklubides, meil on üle 70 spordiklubi, keda me toetame. Ja kurb on jah see, et keskealised pigem armastavad BMW-dega liikuda meil majade vahel, selle asemel, et jala käia. Aga see selleks, et see on see kitsas koht meil. Aga jah, spordibaasid, spetsialistid, meie sotsiaalvaldkond on ka Eestis tunnustatud, olgu need siis meie sotsiaalvaldkonna töötajad, lastekaitsetöötajad, terviseedendajad, meil on need circa 1/3 linnavalitsust peaaegu võiks öelda, ma liialdan 1/4, aga siiski. Üks kõige suurem osa. Ja loomulikult siin on omavalitsusel palju ära teha, nii et ma väga pikalt ei keeruta, ma vaatan, et sekundid jooksevad. Aitäh. Aitäh. Jaa, et võtan siis sõna üle, et ma saan aru, et meil on tegemist debatiga, siis saan kohe Hendrile esimese siis küsimuse vastu esitada, et Kohtla-Järve peab väga oluliseks sporditaristut. Viimased aasta aega oleme läbi rääkinud, et Kohtla-Järve linn tuleks Alutaguse tervisespordikeskusesse juurde. Protsessid venivad Kohtla-Järvel, mis on selle põhjuseks? Aitäh, et oskust küll võtta selle juhtimise endale, aga jah, tõesti tegite eelmise aasta lõpus detsembris ettepaneku liituda Pannjärve tervise edendamise keskusega, tervisespordikeskusega, vabandust. Mina isiklikult seda toetan, see on meil nüüd homme ka linnavolikogus, ma loodan, et ka rahvasaadikud toetavad seda eelnõud, millega ma toetame ka Pannjärve tervisespordikeskust, see on igati õige asi. Hoolimata sellest, et meil on maakonna suurim sporditaristu juba endal olemas, siis me saame aru ka, et Pannjärve tegelikult teenindab tervet maakonda ja ka meie enda elanikud teevad seal aktiivselt sporti, ennekõike Ahtme elanikud, kus elavad 16 000 inimest, kus on ka muuseas kõige suurem regiooni haigla, Ida-Viru Keskhaigla, kes on nüüd saanud meie kõige suuremaks tööandjaks, nii et nad on juba ette läinud minu andmetel VKG-st, nii et me oleme meditsiini pealinn siin regioonis, mitte pelgalt põlevkivilinn. No nii, väga hea, kõik meil on palju tunnistajaid täna, et Kohtla-Järve on siis tulemas
Alutaguse ja Jõhviga koos arendama maakonna suurimat sellist spordikeskust. Aga jah, täienduseks võib-olla siis siin Henrile ja Evel, et täitevvõim, et seda ma täna esindan ja võib-olla mina räägiks sellest võib-olla konkreetsematest tegevustest, et kõik need dokumendid on toredad asjad. On need terviseprofiilid ja on need maakondlikud, on omavalitsused teinud, aga päris elu on natuke midagi muud. Päris elu on inimestes kinni, nendes inimestes, kes juhivad, kes on meie allasutuste juhid, kes on spordijuhid ja lõpuks ka omavalitsusjuhid. Ma tänan, Maris. Ma loodan, neid juhte on ka siin kohapeal täna olemas. Ja tänan selle väikse vimka eest, et nüüd lähevad asjad natukene huvitavamaks ja võib-olla saab midagi sellist veel näha. Aga meie häda on see, et meil on igaühele 2 minutit. Et see 2 minutit hästi ära kulutada. Huvitav, kuidas see 2 minutit täis sai. Henri rääkis sellest enamuse ajast, aga hea küll. Aga sa saidki väikse huvitava vimka teha, et natuke enda aega panna selliseks väljakutseks. Aga jätkame Ivo Saarma. No minu arvamus on see, et terviseedendus on inimese enda teha. Et ei saa olla siin ei riik, lapsehoidja, ei kohalik omavalitsus. Aga mida siis saab teha? Mõlemad saavad küll aidata kaasa sellele, et see inimene juba lapsest peale hakkaks mõtlema, kuidas oma tervist hoida ja tervist etendada. Ja siin, kui ma nüüd vaatan rolle, siis kindlasti kohalikul omavalitsusel on siin võib-olla isegi suurem roll kui riigil ja võib-olla peakski see nii olema, see ongi minu nägemus. Kuidas see siis välja näeb, millega saab siis mõjutada? No tegelikult on see Eesti piirkonnati väga erinev. Mulle ei meeldi absoluutselt, et me lööme siin ühe mütsiga, ehitame spordikeskusi ja ma ei tea, mida veel. Tegelikult mul on hea meel, et Ida-Virumaal on päris korralik eeltöö juba tehtud. Selle järgi tulebki vaadata, milline see elanikkonna struktuur on, milline on vanuseline koosseis, millised on põhiprobleemid ja kogu terviseedenduse programm hakkab sealt pihta, mida siis kohalik omavalitsus saaks teha. See tuleb erinevate osapooltega läbi arutada. Kindlasti võiks olla kohalikul omavalitsusel suurem roll esmatasandi meditsiini korraldamisel, et nad saaksid käsikäes seda teha. Täna on probleem see, et kohalikul omavalitsusel on osades asjades võimekus olemas, ütleme, mis puudutab siin lasteaeda, koole, aga tervishoiu valdkonnas tal peaaegu on need võimalused väga piiratud, kuna rahastamist sealt mingisugust ei tule. Ma muudaks täiesti siin paradigmat, kuid see on juba väga-väga pikk jutt. Aitäh, Timo Juursalu. Aitäh. No minu meelest omavalitsused peaks siis kaasa aitama nii infra poole pealt kui ka siis nii-öelda jõu poole pealt, et erinevad spordiklubid edendada siis ka koolide tasemel nii-öelda liikumist. Et kui meil praegu esimeses kooliastmes on 3 tundi nädalas nii-öelda liikumisõpetust ja hiljem on 2 tundi nädalas, kui see panna nädala peale kokku, siis see kogus on tegelikult väga väike. Et oleme siin treenerite vahel suhelnud ja tegelikult tuleks, ma ei ütle, et see peab liikumisõpetus peaks iga päev olema, aga liikumine kui selline tund, kus inimesed lihtsalt või õpilased lihtsalt liiguvad, see oleks juba tegelikult oluline, sest et kui vaadata lasteaedadest, toimub liikumine ja kui usaldada uuringuid, siis koolis langeb drastiliselt liikumine. Et lasteaedades käiakse lastel seal 4-5 aeg järgi, koolis saavad mõned juba kella 1-2 ajal lahti vabaks. Et tegelikult saaks seda liikumist, see ei pea olema nii-öelda ette antud, vaid lihtsalt liikumine, et inimesed õpiks ja harjuks liikumisega. Ja kui siin uuringus toodi välja, et Ida-Virumaa inimesed vananevad, siis Tartus on selles mõttes huvitavalt tehtud, et meil on praegu pearaha on noortele ainult, aga tegelikult võiks olla ka pensionäridele.
ja saada need inimesed kodust välja. Diivanilt nii-öelda ukseni on see kõige raskem osa, et võiks mõelda sellele. Aitäh! Ja lõpetuseks selles küsimuses Aleksander Laane. Jah, ma olen Saarmaga tegelikult väga nõus, et praegu on terviseedendus või tervisealased küsimused tegelikult pandud nagu inimese enda õlgadele. Ja omavalitsustes tehakse väga palju tööd. Ma olen istunud sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis mitu aastat Tallinnas, aga kõik see kulgeb sellises tuttavas vaos. Et nii kui sa tahad uut vagu ajama hakata, on see kohutavalt raske ja siis sa tead, et sa põrkud kohe, on selline laupkokkupõrge riigiga, kes ütleb, ei, kohalikku maksu sa ei saa kehtestada, reeglid on sellised, Tervisekassa jagab raha niimoodi ja see seaduste mõttes selline kompileerimine, see on äärmiselt keeruline. See võib võtta aasta-poolteist, mis on väga hea tulemus, aga võib võtta 15 aastat oma kogemustest lihtsalt rääkides. Nii et tihti jäävad sellised lahendused julgusetuse taha. Lihtsalt inimesed ei julge ja ei taha hakata mingisugust uut mõtet, uut asja, uut ideed rakendama. Sellepärast, et meil on arengukava, me täidame arengukava ja siis tuleb hakata midagi muutma ja siis tuleb kõigiga läbi rääkida, see on äärmiselt keeruline. Nii et takistus on inimeste mõtlemises eelkõige ja seadusandluses. Ma tänan. Nüüd, kui me oleme natukene soojaks saanud ja saab hakata, ei saa hakata. Aga ma annaks sõna järgmisena Maris Toomelile, kes alustas. Mul jäi pooleli. Me lähme nüüd uue küsimusega edasi. Ma olen osav, ma jätkan selle, seon ära. No eks ole, aga kui siin vimkasid visata, siis kas tuleb mõni veel? Millised tegurid pärsivad teie arvates kõige rohkem kohalike omavalitsuste tegevust terviseedenduses? Millised tegevused pärsivad tegevusi? Millised tegurid pärsivad terviseedenduse tegevusi kohalikel omavalitsustes? Okei, aga siis jätkame seal, kus pooleli jäin. Ühesõnaga, konkreetsed tegevused, mida üks omavalitsus teha saab. Alustame sporditaristust, terviseradadest. Ja kui nüüd Jõhvi näitel, siis tõesti, kui kohalikus omavalitsusega riigi tasemel toimuvad kärped, siis eelarves vaadatakse kohe kultuuri ja spordi poole, et sealt on kõige lihtsam neid kärpeid teha, siis Jõhvi vastupidi. Nende viimaste aastate jooksul on sellesse valdkonda panustanud rohkem, mitte ära võtnud. Ehk et kõik see, mis meil on Heinolipu nimelise staadioni ümber üles ehitatud spordiürituste näol, see on turunduse ehk siis sporditurunduse laiem osa, et me oleksime pildis, et inimesed paneksid tähele, et meil on sporditaristu on korras. Ja tehes seda suurelt, tehes seda nii, et seda on märgatud mitte ainult Eestis, vaid rahvusvaheliselt, et see on väga suur märk. Teisalt, kui rääkida nüüd üritustest, mida ma väga kiidan, Ida-Virumaa jooksusari, kus viimati siin Kohtla-Järvel tehti osalejate rekord, et see on süsteemne pikaajaline töö, et inimesed jõuaksid spordirajale, inimesed jõuaksid jooksurajale. Ja need entusiastid, kes seal eesotsas on, et müts maha, et nende inimeste taga ongi see, et lõpuks me oleme seal, kus me oleme. Et need üritused on populaarsed, et kiidan siin neid tegijaid.
ja Jõhvi osas veel, eakate terviseprogramm on see, mis me oleme siin käivitanud aastaid tagasi, toimib, oleme saanud eakad välja, oleme saanud eakad liikuma, täna siis suuresti ka Kohtla-Järve ujulat kasutades ja saame ja tänu teile loomulikult. Aitäh! Ja nüüd siis selle küsimuse juurde. See Mis on need? Oma valikud ajakasutuse osas. Väga hea. Ma olen väga palju teilt päris mitmelt praegu kuulnud spordist ja ka BMW-ga sõitmidest ja kas koolis saab liikuda. Minul isiklikult on mehega sammuvõistlus ja iga kord, kui meil on tunnipäev, siis ma kaotan, niimoodi kaotan lihtsalt, sest ma istun ja õpin, aga tema käib ja jalutab. Aga võtaks ka nüüd seda, et mõtleks spordist laiemalt. Tervis on rohkem kui see, kas mina isiklikult teen valiku sporti teha, et kuidas kohalikud omavalitsused on pärsitud, millised tegurid pärsivad kohalike omavalitsuste tegevust terviseedenduses. Vallo Reima, palun saatke seda mikrit natuke sinnapoole, aitäh. Hoian nii. Nii, ma olen enamik asjadega nõus, mis siin räägiti, et lihtsalt mõned nüüd kommentaarid juurde, et kõigepealt nüüd see, et kõik algab inimesest on õige, aga inimese hoiakud kujunevad kasvatusest, see tähendab omavalitsusest sõltub väga palju, kuidas kasvatustöö koolides lasteaias läheb. Nii saab mõjutada, et inimene hakkab tahtma. Järgmine on siis, kus ta liigub, kus toimuvad terviseedenduslikud tegevused. Sporti ma ei loe siia, sest tulemussport pisem rikub, ka mina ise olen seetõttu siiamaani vajan aeg-ajalt arstiabi, et tegin tulemussporti omal ajal. Aga me räägime täna nagu liikumiskasvatusest ja järgmine on siis tarkus kõike seda teostada. Jõhvi näide konkreetne, mis õpetab. Et Jõhvi Kesklinna kooli juures sai uus staadion valmis. See on tehtud kergejõustikuvõistluste standardiga, aga võistelda ei saa, sest seda on liiga lühike. Kool vajab liikuma kasvatava kooli staadionit, kus on ainult üksikud kergejõustiku elemendid. Hulka raha pandi hakkama, kooli vajadused on rakendamata, sest meil tuli ju oma teine staadion kõrvale. Ja mis teha, kui seal niikuinii võistelda ei saa. Järgmine on siis nagu ka koostöö, et kui nüüd ruum planeerida läbi, kus on jalgrattateed, kõik muud nad viivad kuhugi. Alutaguse vald on siin, viivad Alutaguse valda, Toila valda, Kohtla-Järvele ehk koostöö teistega, et kui me midagi teeme, see moodustaks võrgustikku. Me kõik oleme siin nii põimunud, et ilma ühiselt koostöö tegemata ka seda infrastruktuuri ei ole mõtet arendada, sest ta ei tohi lõppeda piiril. Samamoodi on, kui me läheme seda spordi poole peale, need suured spordiobjektid võimaldavad ka liikumistegevust, aga me ei suuda ükski kanda siis igaüks oma suurt ujulakompleksi või mingit muud kompleksi, vaid siin peab olema ka tööjaotus, nagu Panjärvest räägiti, see on jälle koostöö. Ehk tarkus teha teistega koostööd, et kõik see võrgustik toimiks, tarkus teha, kui juba on eesmärk raha kulutada, teha seda õieti, et kasu oleks, ja ka lipustaadion näide, kus me teeme kogu aeg ümber, sest tarkust ei piisanud tegemise ajal. Ehk omavalitsus saab teha, et õppida headelt naabritelt, teha koostööd ja koguda tarkust ja siis oma väheseid ressursse õieti kasutada. Aitäh! Siinkohal võib-olla kohe anda kõrvale mikker Evest, kes saab rääkida millised tegurid pärsivad kõige rohkem kohalike omavalitsuse tegevust terviseedenduses, et jätkuks siia? Jaa, ma tooksin tegelikult kohe esimesena välja meie kergliiklusteede võrgustiku puudumise. Kui asusin Toila vallavanemaks, siis tegelikult me koos Jõhviga tegime suuri plaane, et ehitada välja Jõhvi ja Toila vaheline kergliiklustee, mis oleks siis ühendanud kahte omavalitsust esiteks, teiseks oleks inimestel ju olnud palju paremad liikumisvõimalused ka rattaga sõitmiseks. Paraku need on nüüd põrkunud kõikvõimalike küll seadusandluse, küll meie looduskaitsjate, küll muude probleemide taha. Et see, et inimene saaks liikuda nii ühe omavalitsuse piires, aga ka väljapoole seda. Muidugi teine oluline moment on inimesed. Et kui me tahame tõepoolest sisukalt terviseedenduse valdkonda arendada,
siis peavad olema ka vastava eriala spetsialistid. Et Toila vallas on meil 2 inimest, 2 spetsialisti, kelle vahel me oleme jaganud ja tegelikult meil tegelevad veel arendusnõunik, ka mina ise, nende küll ennetustegevustega, mis on siis küll liikuma kutsuvad projektid ja programmid. Aga paraku elu on näidanud, et meil on ikkagi vaja konkreetselt selle valdkonna spetsialisti. Ja muidugi raha on peamine, sest suured projektid vajavad oma finantseeringuid, kuid need väikesel omavalitsusel napivad. Aitäh! Aitäh! Nii ilusti ajas mul kohe süda. Aga ma nüüd paluks Mariselt, äkki saate mikrofoni anda Ivo Saarmale, sest ma tahaks kuulda, millised tegurid pärsivad teie arvates kõige rohkem kohalike omavalitsuse tegevust terviseedenduses ja äkki me saame spordist laiemalt mõelda, kui me räägime arstitaustaga inimesega? No, ma lähen oma esimese jutu juurde tagasi, et kõik piirkonnad Eestis on väga erinevad. Kui te nüüd vaatasite tähelepanelikult, milline on siin elanikkonna koosseis ja millised on nende probleemid, siis kindlasti ei ole mõtet siia ehitada uhket spordikeskust, teades, mis see maksab. Vaid hakata vaatama, et kuidas neid inimesi aidata nende probleemidega, mis ilmselgelt on olemas. Hoopis teine pilt on Viimsis, kus ma elan. Ka seal on profiil tehtud. Ja nii peabki käituma, et siin peab mõtestatud liikuma mingeid hurraa meeleolusi tegelikult olla ei tohi ega loosungeid. Tõsi, on läbivad teemad, toitumine, liikumine, me ju teame, need on olulised osad terviseedenduses. Aga antud juhul, kus siin elab üsna vanuselises struktuuris üsna suur hulk, üsna eakaid inimesi, siin on üsna palju probleeme tervisega, ei taheta käida sõeluuringutel ja nii edasi. Vot sealt hakkaksin vaatama ja osapooltega läbi arutama, kuidas jõuda ükskord selleni, et me võiksime ehitada ka ühe uhke spordikeskuse. Aitäh ja liigume edasi. Aleksander Laane. Ma toon ühe praktilise näite, et väga palju aastaid tagasi tehti, ma arvan, et Suurbritannias oli see uuring, kuidas neil oli ka sõeluuringutega probleeme ja nad mõtlesid tükk aega, et kuidas saada inimesed sõeluuringule. Ja nad tegid eksperimendi, võtsid tööle sellise sisendava olemisega helistaja, kes helistas inimesed läbi. Ja nad proovisid, et kas selline motivatsioonikõne 5 minutit versus 10 minutit, et kas on vahe. Vahet tegelikult ei olnud. Et piisas sellest 5 minutist sellisest aktiivsest ajupesust ja inimesed tulid oluliselt rohkem, tulid sõeluuringule. Need on sellised hästi lihtsad, praktilised asjad. Ma ei tea, ma olen Tervisekassas tegelikult sellest rääkinud mitu korda, seal keegi ei reageeri sellele, võib-olla kohalik omavalitsus on rohkem huvitatud, et võiks proovida. Ma ei tea, kas see hakkab siin tööle või ei hakka. Viimane selline praktiline huvitav negatiivne näide, et tuuakse siis või saadetakse lapsed lasteaeda rattaga. Ja lasteaias, väljaspool lasteaia territooriumi juhtub siis mingisugune õnnetus. Midagi kohutavat ei ole, peahaav, palju verd, aga tõesti ei midagi kohutavat. Esimene asi, mida arutama hakatakse, kes on süüdi. Ja sellega lõpeb igasugune kasvataja aktiivsus sellel teemal, tähendab, et lähme nüüd välja, lähme nüüd rattaga sõitma ja nõnda edasi, sellepärast keegi ei taha süüdi olla. Aitäh! Ja lähme kohe kõrvale edasi. Timo Juursalu. No peamine takistus on ikkagi raha. Ma arvan, et siin kõik kohalikud omavalitsused leiaksid inimesed, kui oleks raha, kes siis terviseedendusega aktiivselt igapäevaselt tegeleks, kas või helistaks kõik inimesed läbi. Aga sellist raha meil ilmselt kunagi olema ei hakka. Mis veel pärsib on, ma võin ka ühe näite tuua näiteks, et tahtsime siia Jõhvi
diskgolfiparki teha, aga Keskkonnaamet näiteks ei luba. Et meil on nagu ministeeriumid omavahel ei saa ka nagu väga hästi läbi, et kui Kultuuriministeerium ütleb, et inimesed peaks liikuma rohkem, siis nii-öelda Keskkonnaameti koha pealt see ei olegi oluline. Et samamoodi oli ka Vokapargiga, mis me tegime korda ja tegime diskgolfipargi sinna, aga Keskkonnaamet siis ikkagi pani selle ka kinni. Park sai korda, inimesed said liikuma, inimestele meeldib liikuda, kui on keskkond soosib seda, keskkond on ilus. Nad lähevad jalutavad niisama, kõige parem siis meetod inimesi liikuma saada on koer, on ju, see on teada fakt. Kõigile koeri ka jagada ei jõua ja võib-olla kõigile ei saagi. Aga inimesed liikuma saada nii-öelda toetava keskkonna najal lihtsalt liikuma, et see aitaks ka tervise edenemisele kaasa. Et ma ei ütlegi, et meil oleks ilgelt spordikeskust uut vaja siia. Ma arvan, see ei aita. Et pigem selline tavaline liikumine looduses oleks see, mida meil tegelikult siin vaja oleks. Et Kultuuriministeeriumi spordikantsler Tarvi Pürn on ka öelnud, et tegelikult hetkel on Eesti sporditaristu läbi ajaloo parimas seisus. Ma tänan. Ja mul on üks veel puudu, eks ju? Just, täpselt. Et ma kommenteeriks selliselt, et kõige olulisem takistus ei ole mitte raha, vähemalt Kohtla-Järve näitel võin öelda, et me paneme sporti rohkem kui teised omavalitsused, aga see on ennekõike inimene ise, see, mis tal see peas toimub. Et see passiivsus ka, isegi kui sa teed kõik need üritused talle, kõik on olemas, ka eakatel oleme teinud, kui sa ise neid telefoni teel ei kutsu, siis nad ei tule. See helistamise mõte on väga hea mõte, et alati, kui me oleme korraldanud spordiüritusi ja inimesed helistavad, siis nad tulevad lihtsalt plakatist või Facebookist või millest muust ei piisa. Et neid üritusi ja võimalusi on tegelikult päris palju olnud ja ka pahatihti me näeme, et vähe rahvast on. Ja käivad noored, kellel võib rohkem, ma ei tea, vaba aega, aga jah, keskealised vanemad pigem küsivad, et võiks olla bussipeatust lähemal, et mõtled kogu aeg oma peas kinni, et võiks võimalikult vähe liikuda. Ja samamoodi ka alushariduse asutuste juures lapsevanemad alati küsivad, et miks ei saaks ikkagi veel lähemal, et miks ma nüüd pean käima nüüd 100 meetrit lasteaiani, et see on nii ebamugav ja ebaturvaline ja saavad väga pahaseks. Aga nad ei mõtle selle peale, et kui nad ise ka natukenegi rohkem kõnniksid koos lapsega, et see on ka nende enda tervise huvides. Et see ongi see mõtlemise muutus. Et Tallinn ja paljud teised omavalitsused juba mõtlevad sellest, et parklad ei peaks olema täpselt ukse ees, võiksid olla kaugemal. Et see linna planeerimine peaks seda ka toetama, mitte soodustama. Nii et terve Eesti rohkem liikuma, eks see siis aitab, aga ainult liikumisest ka ei piisa, seal on väga palju tegureid, aga paljuski kõik meie peas kinni. Aitäh! See ei tööta. Aga siis ma annan alla ja tulen siia. Ma tänan just selle sissejuhatusest, ma räägiks teile oma 3 naabriprouast. Mul on ümberringi Kohtla-Nõmmel 3 naabriprouat. Üks on 93, iga päev teeb aiatööd ja askeldab seal ringi. Tal on lapsed, kes toovad talle aeg-ajalt mingisuguseid, vaatavad, et puud oleks laetud ja riita ilusti ja sisse toodud ja toovad talle mullakotte. Teine naabripoa, tema päris ratastoolis ei ole, aga ta ise ei liigu, et tal käib sotsiaaltöötaja, aitab ja mis iganes, et ta ei saa kodust välja ja lihtsalt istubki päev otsa toas. Ja 3. naabriproua, kes on 85 umbes, teda viin mina aeg-ajalt poodi, et ta saaks osta mulda ja taimi, sest ta väga tahab aiatööd teha, aga tema lapsed on kõik surnud, kohalikud Ida-Virumaa elanikud, tal on vist 3 last, kes on kõik surnud ennem, kui nad said 60. Ja ta tahaks aiatööd teha, aga kui mind seal ei oleks, kes talle mulda tooks, siis tal lihtsalt mingi hetk pole enam seal mitte midagi väga teha. Et see on lihtsalt näitlik näide sellest, et tervis ei ole ainult sport ja neid takistajaid on igasuguseid ja ka võimestajaid on igasuguseid. Aga nüüd ma tahaks küsida, millised Ida-Virumaa piirkondlikud eripärad vajavad teie hinnangul enam tähelepanu tervisekäitumise kujundamisel ja ennetustegevusel ja kuidas nendega siis ka sisuliselt arvestada?
ja alustaks seekord teisest daamist kaunis rohelises. Ma tooksin välja tegelikult ühe olulise inimrühma, need on mehed. Ja kuidas mehi saab liikuma panna? Ma pidasin silmas ikka meesterahvaid kõik, igas vanuses. Toila vald on korraldanud 3 aastat juba meeste tervisepäevi. Ja need on olnud sellised infoloengud, igasugused väga põnevad loengusarjad. Seekord lisaks sellele oli just, et mehed liikuma saada, kepikõnd meestele. Ja pärast saunaturniir. Ja mis te arvate? Muidugi ei tulnud palju kohale, aga selle eest oli seekord juba neid mehi, keda eelmistel kordadel ei olnud, ja sellest kasvas välja VOKAS uus liikumine, nii et mehed võtavad kätte, see nüüd toimub, jah? See nüüd on tulemas. Nii et mehed oma algatuslikult tegid. Nii et tegelikult ongi, et seda initsiaatorina peab ikkagi kohalik omavalitsus olema eesotsas, paraku teisiti ei saa, ja nii on ka nii noortega, aga Toilas on hästi aktiivsed nii noortevolikogu, meil on hästi aktiivsed eakate nõukogu inimesed, nemad on omakorda aktiviseerinud ka teisi eakaid, nii et tegelikult jah, et liikumine on väga palju inimese peades kinni ja seda, et keegi peaks nüüd kättpidi vedama, seda muidugi ei saa vist kunagi olema. Ma tänan. Ma olen juhuslikult kepikõnni instruktori paberitega ja mul pole mitte kunagi ühtegi meest käinud kepikõnni tunnis. Selleks on vaja instruktori paberid. Õigeks tehnikaks on vaja kepikõndi, et sa teaksid, mida sa täpselt teed. Aga kui me sellel teemal juba oleme, siis Timo Juursalu, piirkondlikud Ida-Virumaa eripärad tervisekäitumise kujundamisel. No, ma siin võib-olla vaataks seda uuringut, mis siis enne tutvustati, et 80% inimestest siis ei ole eestlased Ida-Virumaal, et meil see kultuuriline erinevus siin on ka väga suur, on ju, et kuidas jõuda inimesteni, kuidas neile selgeks teha, et nad peavad oma tervise eest hoolitsema. See ongi päris keeruline, et see, mis ma enne välja tõin, et pensionäridele nii-öelda pearaha ja spordiklubid siis, spordiklubide tegevus toimub enamus peale kooli, õhtuti. Et tegelikult spordiklubisid, nende treenereid saaks väga edukalt kasutada päevasel ajal, kui neil ei ole trenne, saaksid nad pensionäridega tegeleda. Et see võiks olla nagu võib-olla üks variant, et see uuring näitas ka ju, et meil on vananev ühiskond siin Ida-Virumaal. Mis juhtub tegelikult, et mis juhtub veega, mis seisab kaua? Läheb hapuks, on ju? On nii? Nii on. Inimene on samuti tehtud suures osas veest. Seega inimene peab liikuma, muidu ta läheb hapuks. Et me peame saama inimesed liikuma. Ma olen ikkagi nagu seda meelt, ma ei ütle, et see peab olema ainult sport. Nagu sa näiteks tõid, Aiamaal liigub, ma ei tea, ükskõik, et erinevad näited, kuidas saada inimesed liikuma, et enamus need uuringud ju ka ainult küsitlevad, et kas inimesed siis teevad sporti, palju nad sporti teevad, aga kui palju uuritakse, et palju siis inimene liigub, on ju, et seda täpselt keegi ei tea. Aitäh. Ma ei ole kunagi saanud oma reielihaseid nii palju valutama jõusaalis, kui ma olen saanud seda teha neid samu mullakotte tassides oma naabrinaistele. Aga tuleks tagasi jälle Ivo Saarma juurde. Ida-Virumaa piirkondlikud eripärad, mis vajavad enam tähelepanu tervisekäitumise kujundamisel ja ennetustegevuses. No ma olen eelkõnega nõus ja ka varem mainisin, et tõepoolest see
kogu see tegevus peaks hakkama sellest, kes siin elavad ja olema selles suunitletud, ega siin mingeid lihtsaid nõiaväel niisuguseid häid mõtteid kohe ei teki. Mulle tundub, et pigem siis on probleem täna selles, et omavalitsus küll saab üsna palju siin selle järgi kaasa aidata, aga kuskilt maalt tulevad piirid ette just selles mõttes, et täna on omavalitsustel ikkagi see autonoomia liiga väike. Mina tõstaks oluliselt siin ka tervishoiu küsimustes omavalitsuste rolli, näitena võin tuua Soome Vabariigi, kus ongi omavalitsusel vaata, et suurem roll tervishoiuteenuste pakkumisel sealhulgas kui isegi riigil või vastutus ühesõnaga, ta osaleb selles. Te nägite, et siin on tõsine probleem perearstidega. Perearstindus on üldse Eestis üks selline, mis ilmselt on ka täiesti kinni jooksnud, vajab reformi. Et tervisekeskustega, kui õnnestub siin tugev tervisekeskus luua, siis koostöös, siin on vaja spetsialiste juurde ja üheskoos mõelda ja muidugi inimesi tuleb ka kaasata. Olen nõus, et selleks, et saada pensionärid liikuma, peab olema päris kavalad ideed ja mõelda, kuidas see saavutada, aga kindlasti siin piirkonnas on see väga hea idee. Samamoodi on ennetuse küsimused, et vähendada seda varast suremust. See on ka ülioluline teema. Ja siin ka juba pakuti päris hea idee välja. Nii peaks see asjade lähenemine käima, et ma olen põhimõtteliselt vastu selliste uraa loosungitega, mis kuhugi lõpuks ei vii tegelikult. Aitäh. Teate, mul on üks naaber veel, üks vanem härra, 80+, tema ei käi väga kuskil väljas, sest tal on tervis on läbi, ta on endine kaevur, et tema nagu elutervis on sinna kaevandusse läinud. Ta tahaks liikuda, aga enam ei ole see võimalik. Tohib, mul 15 sekundit ei puutu, et ma lisangi näiteks tervisekeskuses muide ka spetsialistide valik siin kohaliku omavalitsusega koostöös ongi eri piirkonniti võiks erinev olla. Kindlasti peaks siin tervisekeskuses töötama töötervishoiuga seotud inimene, spetsialist. Aitäh. Aga siis pikemalt paluks praegu Vallo Reimal vastata, et see mikker võiks sinna nüüd lennata. Ja millised Ida-Virumaa piirkondlikud eripärad vajavad teie hinnangul enam tähelepanu tervisekäitumise kujundamisel ja ennetustegevuses? Kuidas nendega sisuliselt arvestada? Selleks, et eripära märgata, peab olema mingi võrdlus. Ma arvan, et minul see tekkis, kuna ma olin 15 aastat ära, tulin Tartust ja see eripära, nüüd võib-olla tundub veidrana, on see, et tulles Tartust Tammelinnast, kus noored elavad ratastel. Koolis oli 250 rattakohta ja neid ei väheks ja tulles siia see eripära oli kõike seda siin ei olnud. Ja kõik muud igasugused liikumistegevused kõrval Tamme staadion suure sellise liikumistegevuste alaga, kõik täis, noored on väljas, liiguvad, räägivad, suhtlevad, kõik käib nagu liikudes. Ja see võib olla karm, aga see ongi eripära, et siia tagasi tulles ma seda ei näinud. Ja siit hakkabki peale, et kuidas kasvatada neid hoiakuid. Siit tuleb see kooli pool, millest rääkisime, aga siin tuleb ka see tarkus, et näiteks me olime liikuva kooli pilootkool ja ka seal toodi näiteks üks kool, kes saavutas, me elasime andurit küljes kõik, et 100% liikuvust koolis. See tähendab seda, et pärast koolipäeva oli liikumine 0, kasvatati liikuvaid, vaid sa pead ka mõtestama kõiki neid asju, neid uuringuid, et mis näitab mida. Et tegelikult me kasvatame liikuvat noort, kes läheb koolist ja liigub seal, mitte liikumine lõpeb koolis. Ja see järgmine koht on, kus siis toimub. Need on kõik need liikumisvõimalused linnas, et Jõhvis, kui me nüüd selle noorte tegevuste linnaku käima panime ja see läheb ilmselt päris suureks, ongi, et oleks kus liikuda, siis tulevad rattateed ja kõik muud asjad, aga sellele peab tulema ka kõik need kaasavad tegevused, harjumised, üritused, pereüritused, kus väiksed liiguvad, vanemad vaatavad, siis vanemad võib-olla lähevad ka pärast liikuma. Lipustaadion on selleks hea võimaluse andnud, et see on teadlik tegevus, see kasvatustegevus. Et olles nii kaua pedagoogikast, ma näen, et see kooliväline maailm koosneb ka kõik pedagoogikast. Seda uut põlvkonda, kes ka siin liiguks nagu Tartu Tammelinnas, noored elavad ratastel liikumisvahendel, tahavad väljas olla, et see tuleb kasvatusega ja seda saab omavalitsus teha. Ma tänan. Saan jätkata või? Mul jooksis praegu lihtsalt Siis ma võin jätkata. Väga hea, sest mul on hea mõte Vallole lihtsalt järgi, et
et mitu korda on kõlama jäänud, et kool, lasteaed, lasteaed, kool, et me unustame selle kodu siin ära, et tegelikult see kasvatus, mismoodi või milline toit lapsele lauale jõuab, mida koos süüakse, kuidas liigutakse, millal liigutakse, see ei alga koolist ega lasteaiast, vaid ikkagi kodust, nii et ärme seda ära unusta, et ja loomulikult, et siin tuleb toetav roll koolil ja haridusasutustes üldiselt ja kõik see, mis seal toimub. Aga kuna korral juttu sellest eripärast, et ma võib-olla seda mingi, ütleme, toitumist ja liikumist ei eristaks kuidagi selle järgi, et mis keelt keegi räägib või millises kultuuriruumis ta elab, et pigem see on ikka küsimus palju laiem ja üldisem kui see, et kas me elame Ida-Virumaal või Tartus või Tallinnas. See on üks asi ja teiseks, et tooks siia lauale võib-olla selle toitumise teema nüüd kõrvale. Teame, et eks isegi teatud eluetapis mõtled asjadele natuke tõsisemalt. On ka mul see aeg käes, kus pead vaatama, mida sa sööd, millal sa sööd ja kui palju sa sööd. Ja eks see juhtub meiega kõigiga mingi hetk, aga tegelikult, et mitte jõuda sellesse ikka ja siis hakata mõtlema, vaid tehes seda juba varasemalt, siis me tegelemegi selle sama elustiili küsimusega laiemalt, selle ennetusega, millega lõpuks haridusasutused, terviseasutused, omavalitsus kokku puutub, et kui selle ennetustegevusega ei ole tegeletud, ehk siis nii-öelda see järelmtulem, mis saab olema tegelikult ju kurb, on ju, ja on paljuski statistiliselt täna kurb. Ja toitumine on, usun, see 80% enda kogemusest, mida sa sööd, suuresti sõltub sinu enesetunne, sinu füüsiline vorm ja kõike sinna juurde liikumine, sport toetab seda. Aitäh! Aga ma tohin ühe hea näite tuua kohalikust omavalitsusest. Järgmisel küsimusel on sul lausa 3 minutit. On? Jaa. Vedas. Aga praegu liigume edasi, Aleksander Laane. Ja kuna oli juttu eakatest inimestest, et siis see tähendab ju tegelikult seda, et meil on Alzheimer, üksildus, kukkumised, tihtilugu kukkumised kodus ja need toidavad üksteist. See on selline lõputu kuradiratas, tähendab, millest on väga raske välja pääseda. Ja siin öelda, et inimene ise peab sellest kuidagi välja pääsema ja tahtma ja nõnda edasi, no ta ei jaksa tahta tavaliselt. Et teie Tartu kolleegid, perearstid minu arust, taotlesid projektiraha ja said selle ja nad tekitasid sellise lihastreeningu programmi eakatele. 54 korda siis füsio ja treeneri juhendamisel spordiklubis minu arust. Ja need tulemused on väga head, selles mõttes, et inimestele õpetati, kuidas spordivahendeid kasutada, kuidas treenida, mida teha, tehti ajupesu, inimesed hakkasid käima, tõepoolest nagu hakkasid käima, nad ise ütlevad, et neil on nagu järjekord ukse taga, nad ei pea enam sellest rääkima. Alguses nad kutsusid tõepoolest niimoodi, lihtsalt näppupidi vedasid kohale. Et arvestades piirkonna eripära, seda nii-öelda näppupidi vedamist tuleb ilmselt rohkem, aga seda tasuks proovida. Ja selliseid üllatavaid asju, mida tasuks teha ja mis on sellise pikema perspektiiviga, et ma lugesin väga heal tasemel uuringut, kus siis 50+ inimestele tehti vöötuhatise vaktsiin ära. Ja tulemus, et vöötuhatise siis esinemine langes nagu oluliselt ja vöötuhatise on kohutav asi täiesti, eriti eakatel. Üks hetk, ma lõpetan selle siiski. Tulemuseks oli see, et nende vanemaealiste seas langes Alzheimeri ja Parkinsoni esinemine. Ja kui see langus on 20%, siis omavalitsusele on see
oluline leevendus tegelikult, sest omavalitsus peab nende Alzheimeri ja Parkinsoni haigetega ka tegelema. aitäh ja nüüd Henri Kaselo. aitäh, hobiantropoloogina või kokkuvõtteid tehes, siis peab ütlema, et inimesed siiski ikkagi liiguvad, aga tihtilugu ka hoopis politseist ära ja alkohol näpus. Et see alkohol on see kurja juurde tihtilugu, et nii ta on ja ei ole vahet, kas eesti venekeelne, meil Järvelinna osas on umbes pooleks neid. Ja täpselt samamoodi käituvad, et kuidas sellest harjumusest lahti saada, aga mis sa teed, töötus on ka suurem kui mujal vabariigis ja on mõned märksõnad, mis võib-olla eristavad meid teistest regioonidest. Aga seesama teist positiivse näite poole pealt mulle väga meeldib, kui ma käin eakate väärikate üritustel, siis neile meeldib väga tantsida ja esimesel üritusel, kus ma olin, oli seal üle 100 inimese, kes kõik rõõmsalt vihtusid tantsida mitu tundi, ma olin hämmingus, kuidas nad liiguvad, kuidas nad jõuavad. Et on ka selliseid toredaid näiteid, kui sporti taha teha, siis mingu tantsima. Või teine tore asi, meil on väga palju inimesi, kellel meeldib käia taatšades, samamoodi tegeleda aiaga, kasvatada tomatit, kurki, aga paraku paljudel ei ole võimalust seda teha linnas, või on siis taatša nii kaugel, et enam ei saa seal käia, siis ongi palutud, et me linn võiks teha ka kogukonnaaedu, nii et me ühe sellise esimese tegime ära, 2 aastat järjest inimesed käivad, kellel on võimalus, saavad tulla ja panna oma taimekese või mida iganes nad seal soovivad kasvatada, neid võiks olla märksa rohkem ja meil on plaanis ka neid teha ka teistesse linnaosadesse, et need inimesed, kes ei saa kaugele minna, siis saavad vähemalt kogukonna aias toimetada ja mõned on ka isegi juba illegaalselt toimetamas meie põldudel, aga me ei ole teinud neile trahvi ega neid kuidagi ka represseerinud selle eest, jumal sellega, ja peaasi, et ta tunneb ennast õnnelikuna. Ja Eesti inimene ja vene inimene tunneb ennast hästi, kui on sõrmed mullas. See on üks selline hea asi. Nii et eks ja muidugi vaimne tervis ka, see on üks probleemkoht, et ma vaatame ka meie koolides ja lasteaedades on väga palju HEV-lapsi, palju rohkem kui mujal Eestis, nii et see on selline märksõna, millega peaksime tegelema, aga me saame kõik aru, et kliinilisi psühholooge ja eksperte on nii palju puudu üle vabariigi, nii et aga jah, me eristume selle poolest. Aitäh, aeg sai täis. Aitäh, see oli ilus. Sekundid loevad. Nii, nüüd me jõuame selle viimase küsimuse juurde, millele teil on antud 3 minutit ja kui meil natukene veel aega üle, äkki saate veel lisaküsimuse ka, aga nüüd selle 3 minutiga võite minna natukene huvitavamaks, üksteist surkida, kui soovite, et siin algus oli, äkki tuleb rohkem debatti, vaadake, kuidas teil läheb. Aga ma pean oma õppejõudides vabandama, nad on mulle korduvalt rääkinud klassi ees, et üks kõige suurem asi, mida tervise edendaja peab tegema, on selgeks tegemine, et tervise edendamine ei ole ainult sport. Ma ei uskunud teid, aga läheb aega umbes 3 küsimust ja 3. küsimuse lõpuks liigume me kaugemale kui sport. Aga lähme nüüd lihtsalt järjest, alustame uuesti. Aleksander Laane, nüüd on 3 minutit. Milliseid samme toetaksite, et tugevdada omavalitsuste rolli terviseedenduses? Kellel lasub vastutus, kas see on riigil, omavalitsusel, hoopis riigi omavalitsuse kogukonna koostööl, et kus on vastutus ja milliseid samme toetaksite, et tugevdada omavalitsuste rolli terviseedenduses? Ma toon hästi lihtsa sellise näite, kust raha saada. Et on olemas selline asi nagu erisoodustusmaks. Ja minu arust see pärsib nagu igasuguseid olulisi asju, et omavalitsused peaks nagu õlad, pead ja käed kokku panema ja parlamendile nagu selgeks tegema, et erisoodustusmaks siis terviseedenduslikele ja ravikuludele tuleks lihtsalt maha võtta, ilma igasuguste piiranguteta ja nõnda edasi. Kõigel, millel on arsti allkiri, ettevõte võiks seda maksta. Miks ma nii räägin? Jällegi on ühe suurkorporatsiooni peal tehtud uuring, nad katsetasid, kui korporatsioon maksis ainult töötajale siis mingisugused terviseedenduslikke ja ravikulusid, siis tulemus oli hea, aga mitte nii väga, ütleme niimoodi. Küll aga olid suurepärased tulemused siis, kui maksti ka nende pereliikmete terviseedenduslike kulutuste eest. Ja see vahe on kordades lihtsalt. Ja meil ei ole nagu mitte mingisugust põhjust, miks ettevõte ei peaks osalema siis tervise edendamises.
nad tõesti ei taha nagu topelt maksta millegi eest. Sellele puudub nagu mõte. Et kui omavalitsused selle sammu suudaks ära astuda, siis on see järgmine tee, et omavalitsused ise leiaks niimoodi palju rohkem raha oma erinevate programmide jaoks. Ma arvan, et ettevõtted hea meelega toetaks, nad ei taha maksta topelt selle eest. See on tõesti väga lihtne näide. Nii et omavalitsuse roll kindlasti peaks kasvama, aga jällegi nagu hetkel on takistuseks see, et inimesed ei julge teha julgeid otsuseid. Isegi siis, kui see õnnestumise protsent on väga suur. Lihtsam on teha seda, mis on juba kirja pandud, mis on seadusandluses nii-öelda puhas ja ilus, mille saab ära vormistada ja ette kanda ja aasta pärast on sul tulemused nagu mingisugused käes. Kõik need asjad, mis oluliselt muudavad elu, õnne, tervist, need on palju pikema vinnaga. Ja nende nii-öelda ettekandmiseks läheb 4-5 aastat. Võib-olla sa ei ole enam sellel postil, kus sa olla tahtsid. Aitäh, Aleksandr Laane. Edasi Timo Juursalu. Viimasel ajal on riik KOV-idele ülesandeid anda, aga rahastust juurde pole anda, et siin samamoodi siis, et kui terviseedendus tuleks rohkem nii-öelda KOV-ide, kuidas ma ütlen, et KOV-ide koormus selles või vastutus kasvaks, aga rahastus sellega kaasa ei tule, siis on ju väga keeruline, et KOV-idel on niigi juba palju ülesandeid, mida nad täitma peavad, et kuidas siis rahaliselt välja tulla, see saab olema nagu väga keeruline, et riik siis kindlasti on siin see põhiroll, et kuidas seda siis täpsemalt edasi viia. Ja nagu enne ka mainiti, et omavalitsus on ju nii-öelda riigi pikendus koha peal, et see tuleb siis ikkagi laiemalt läbi mõelda, arutada, et siin on ju erinevaid arutelusid peetud, ütleme, et kõige kõrgemal tasemel, et kindlasti omavalitsused teavad koha peal kohalikku olukorda oluliselt paremini kui riik. Ja siin väga hea näide selles mõttes, et nii-öelda erasektor, kes siis niigi maksab päris suuri makse, et kui me nendel ka veel piirame nii-öelda tervist edendada oma töötajatel, et see ka kindlasti kuidagi ei soosi terviseedendust, et siin mina nüüd ei oska küll täpselt täna öelda, et mis see siis kõige õigem oleks, aga kõige paremad asjad sünnivad ikkagi koostöös. Et nagu siin ka Maris enne mainis, et loodame, et Kohtla-Järve tuleb siis Panjärve tervisespordikeskus toetama, et see on üks koostöövorm, kuidas saada inimesi liikuma. Kindlasti minu meelest on siin meil keskregioonis vähemalt, et kui Ida-Virumaa võib vaadata nii, et on nagu Narva linna ümbrus ja siis Jõhvi, Kohtla-Järve ja siin keskregioon nii-öelda, et me oleme nagu 2 Ida-Virumaad, et tegelikult natuke erinevad. Et siin tulekski võib-olla vaadata rohkem, mis on Narva mured ja mis on siis Jõhvi, Kohtla-Järve mured siin teistsugused. Ja mina olen nii-öelda Alutaguse vallast, et tööstusest ma ei tea üldse midagi, et kui teha selliseid uuringuid, jah, meil on vähe rahvast seal, aga me oleme pool maakonda. Et me oleme tegelikult täiesti erinev ülejäänud Ida-Virumaast, et meil on ainult värske õhk ja ilus loodus. Suur, aga hõre. Aitäh. Jätkame Ivo Saarma. Ja ma olen eelkõnejatega nõus, et
et ega siin jõle raske on koostada sellist programmi 3 minutiga. See tähendabki seda ju, et tegelikult arutelu peab jätkama ja kaasata tuleb erinevaid gruppe. Minu sõnum oli see, et urameeleolu tegelikult tulemust ei anna, kõik algab inimesest endast ja vastab ka tõele, et see peab tulema lapsepõlvest. Järelikult lasteaial koolil on siiski suur roll, kui nüüd rääkida kodust, siis koduga on see asi, et kui need inimesed ei ole seda haridust saanud, siis nad pigem nullivad seda tööd, mis seal koolis ja lasteaias tehtud on, aga ikkagi progress on olemas, ma olen täiesti kindel. Need paradigmade muutused toimuvad põlvkondadega ja mul on hea meel, et Eestis tegelikult selline tendents on olemas, ikkagi on paremaks läinud igal pool. Ja rõhun sellele, et ei ole mõtet ja selle tõttu ma räägingi, et kohaliku omavalitsuse nii rahastamise poole pealt kui otsustamise õiguse poole pealt tervise edendus, aga ka näiteks esmatasandi arstiabi korralduse osas peab autonoomsus ja otsustamise õigus oluliselt suurenema koos rahastamisega. Kuni sinnamaani välja, et Tervisekassa osa rahast tulebki kohaliku omavalitsusele, vaadataksegi ära need tervise edendamise profiilid. Et on täiesti erinev see, et ühes piirkonnas, kus millistele programmidele näiteks edendamiseks raha anda, teises kohas on see vajadus hoopis teine, see tulebki täiesti niimoodi vaadata, et selline lennukilt külvamine, mida ma näen, on aastakümneid tehtud, tulemust ei anna. See peab olema individuaalne läbi mõeldud, kaasates tõesti väga erinevaid huvigruppe, sealhulgas tegelikult ka seda kohalikku elanikkonda küsitledes, uurides ja tõesti siis otsima. See kohalik piirkond ise ka teab kõige paremini, kuidas neid motiveerida. Toon siin, võib-olla kõlab naljakana, kas või see tatsa näide, et tõepoolest ei pea teda ajama sinna spordirajale, aga kui ta seal päev otsa ratsib, siis juba see on suur edasiminek. Kahjuks Eesti keskmine inimene täna veel on sellise mõtteviisiga, et esimesed 50 eluaastat on elu põletamine ja alles pärast seda hakkab elu säilitamine. Tegelikult peab olema algusest peale nagu selge, et mida kauem tervena elan, seda odavam on nii minule kui riigile ja seda kauem ma elan ja seda viljakam oma töös ma olen. Aga jah, nii see on. Aitäh! Jaa, nii. Okei, esimene pool, mis ma tahtsin rääkida, tuli meelde. Ühesõnaga, et vastutuse küsimus. Vastutus hästi lühidalt inimesel, ennekõike inimesel endal. See, mismoodi tervise edendus toimima peab loomulikult koostöös, kõigil vastutus jagunevalt omavalitsus, riik, kogukonnad, inimene. Ja korra jäin mõtlema siin, et toitumisest nagu sai räägitud, liikumine oli siin fookuses, aga võib-olla mis jäi nagu kõrvale ja millel me ei peatunud, on tegelikult see muu gaas ja on väga oluline see, kuidas ja kui palju me magame ja lõpuks see unekvaliteet ja me kõik teame, mismoodi meil töö ehk siis see tööstiil või kokkuvõttes ka siis elustiil, mida me elame. Näen siin väga paljud teevad tööd arvuti taga samal ajal, kui võiks kuulata, fokusseerida, teen ise samamoodi väga tihti, et me kuidagi keskendume ja multitaskime hästi palju. Me tegelikult ei saa aru, et läbi selle ju kõik see, mida me ühe korraga, eriti naised, suudavad teha miljon asja korraga. Ja see võimekus meil kindlasti võib-olla looduse poolt on antud ka tugevam, suurem kui meestel. Ja võib-olla see, et meie räägime rohkem, mehed ei räägi, võib-olla mitte see, mida me täna räägime, vaid sügavamatest asjadest. Ja kui me sügavamatest asjadest iga päev ei räägi ja ei ole kellelegi rääkida, ehk siis on see vaimne tervis, et miks mehed on oma tervisega rohkem hädas teatud elueas kui naised. Ja kõik see kokku on kompleksne, et me ei saa öelda, et ma võin ju
väga kvaliteetselt süüa, korralikult 4 korda päevas, õiged kogused, kvaliteetne toit ja nii edasi, ja liigun piisavalt, aga mul on ikka kroonilised haigused. Et ega ma meditsiiniharidusega ei ole ja ei oska täna siin seda osa kommenteerida, aga selge, et meil kõigil täna tulenevalt sellest, kuidas me elame, millises elukeskkonnas paraku ka ja kõik see, mis meid mõjutab kõrvalt, see viib meid sinna, et meil kõigil on ikka täna rohkem muresid, kui oli seda 30 aastat tagasi, ka noorematel. Täna ei ole küsimus, et 50+ ja on kroonilised haigused, vaid see krooniliste haiguste ütleme, osakaal või need kroonilised haigused algavad ikkagi juba täna varasemalt. Nii et ja isiklikult tasemel saan ka kogemuse siin juurde öelda, et on olnud ka elus hetki, kus lihtne on arsti poole pöörduda ja lasta välja kirjutada see tablett, aga tegelikult mitte kohe esimesena soovitus haarata tableti järgi, vaid tegeleda sellega, mis sul peas on ja minna välja liikuma. Aitäh, Maris Toomel. Nagu meil ka alguses räägiti, et Ida-Virumaal on ka laste astma on oluliselt suurem probleem kui mujal, et ei alga 50. eluaastast see murekoht. Aga edasi, Henri Kaselo. Aitäh, eks ennekõike vastutus lasub ikka inimesel, aga rääkides selle tööjaotusest, kes siis peaks tegelema ennetusega või tagajärgedega veel täiendavalt, siis mina arvan, et ennetuse mõttes võiks olla omavalitsusel märksa suurem roll, aga see võiks olla koos ka tulubaasiga või tuluga, et nagu ka Timo ennist ütles, et siis riik annab kohustusi, aga raha tavaliselt ei anna. Ega meie üksikisiku tulumaksu osa on niivõrd väike, kui mujal Euroopas antakse pool sissetulekutest sisuliselt omavalitsusele, siis meil on üks väike osa. Aga jah, ennetustegevus, tervisekeskuste edendamine võiks olla ennekõike omavalitsuse ülesanne ja kõik need tagajärgedega tegelemised, ma väga vabandan, kuidagi solvasin, Ida-Virumaa Keskhaigla on väga tubli ja hea tööandja meile, aga võib-olla need suured haiglad võiks olla rohkem ka riigi pärusmaa. Et kõik omavalitsused Eestis ei ole nii suutlikud ja nii suured, kui on Tallinn, Tartu või isegi siis Kohtla-Järve või Narva, eks. Aga see pool võiks olla, seal võiks olla riigi roll suurem ja loomulikult ka kodanikkond ise on meil väga palju MTÜ-si, spordiklubisi, kõik need organisatsioonid ja inimesed, kes ise saavad väga palju ära teha ja väga palju on ka ju meil ka eraraha selles valdkonnas. Et kõik ei peagi riik ette taha tegema, on ka väga palju asju, mida saavad inimesed ise teha, koostöös ka ettevõtjatega. Aga jah, ettevõtjaid tuleb ka motiveerida, et nad oma töötajaid ikkagi hoiaks. On ju head ja terved töötajad ka eduka ettevõtte aluseks. Samamoodi ka omavalitsus on väga oluline, et terved inimesed maksaksid ikka makse, riigile samamoodi. Nii et see meie põhimure, et oleks meil võimalikult palju terveid inimesi, mitte selliseid 40-aastaseid minuvanuseid mehi pargipingil menetlemas. Ja mitte midagi viitsi teha, isegi oleks tööd pakkuda kandikul, ikka ei taha vastu võtta, käsi väriseb nii, et ei jõua enam õlutki juua. Kurb on vaadata vahepeal, et kui mõnelt välitöölt naasen. Aga nii ta on, nii et kõigil on oma roll ja koostöös peitub elujõud, nagu minu kunagi esimene valimisloosung oli üliõpilase esindusest, nii et selles mõttes kõigil on oma roll, aga ennekõike inimesel endal. Aitäh! Aitäh, Eve East! Ma alustaksin perearstidest, et perearsti teemat on siin täna ka väga palju läbi käinud. Me mäletame kõik seda aega, kui kaotati ära maavalitsused. Ja juba mitu aastat enne seda võttis riik perearstisüsteemi endale. See oli tegelikult minu hinnangul ja ma arvan väga paljude hinnangul väga vale samm, sellepärast et siis oli olemas kontroll ja järelevalve ja oli vastutus. Aga nüüd, kus me olemegi hetkes, kus meil ei ole enam perearste, perearstide vanus on juba selline, kui ühel hetkel lahkutakse, siis ongi tühi maa.
Ja kui siin mõelda nüüd, et võib-olla tuleb ikkagi inimesel endal nii palju selleks teha või kohalikul omavalitsusel, siis vabandage väga, arst ei ole see, kes peaks nagu inimesega tegelema, aga tegelikkuses on küll, kui meil on ju vananev ühiskond. Järgmine asi on, et kuidas me ikkagi omavalitsustes saame väga põhjalikult tegeleda terviseedendusega, ei saa me tõesti rahast üle või ümber vaadata. Siin juba eelkõnelejad ka ütlesid, millega ma olen täiesti nõus, kohustusi, ülesandeid tuleb mahtudes juurde, aga rahastust ei ole. Entusiasmist tegelikult selliseid asju ei tee. Aga üks positiivne asi, mida siis nüüd Toila ja Jõhvi on teinud, meie ühineme selleks, et saada paremat seda valdkonna arengut, kus me saame väga häid spetsialiste, me saame ühendada jõud, et tegelikult igas valdkonnas tulla inimesele lähemale ja olla need, kes on arengumootoriks siis maakonnas. Nii et ainult jõudu ja jaksu meile kõigile, et tegelikult seda terviseedendust on hakatud propageerima ja sellega tegelema on väga suur osa meie tervishoiu kõrgkoolil. Aitäh teile! Aitäh! Et see, et siin Ida-Virumaal olete, on ülim ja jõudu jaksu teile ja see, et teilt tulevad nüüd ka terviseedendajad, on kohalikele omavalitsustele ainult plussiks. Aitäh ja lõpetuseks Vallo Reimaa. Püüan nüüd püsida nende küsimuste juures, et koostöös sai räägitud, ma ise rääkisin, et see on nüüd erakordselt oluline ja kogu see valdkond terviseedendust, millest räägime, see on ju horisontaalne. Seda ei saa lahendada ühe või teise või kolmanda ametkonna kaupa, see seob nii pereasutused, omavalitsuse ja veel üles riigi ka ja paraku Eestis on praegu ainukene selline, ütleme, institutsioon, mis seob ühte kokku, ühte rusikasse suutlikkusse tegeleda kompleksselt erinevate valdkondadega, see on omavalitsus. Kahjuks riik on minetanud selle riik juba mitu aastakümmet on liikunud ametkondliku juhtimise suunas, sest riigil puudub praegu pädevus, suutlikkus horisontaalselt valdkondi nagu juhtida, kaasa arvatud regionaalareng. Ja nüüd ongi küsimus, et kui praegu põhiline roll ja võimalus on omavalitsusel, siis mis mängumaa tal on? Eestis on nagu kahjuks omavalitsusmudel, siin juba käis läbi, et riigi käepikendus. See on see mudel, millesse kuulusid siis külanõukogud ajal. Teine on kogukonna esindaja, mis on tugeva autonoomiaga. No optimaalne võib-olla on seal kuskil keskel. Meie, nii nagu Riivo Noorkõiv ütles hiljuti omavalitsusliidu kokkutulekul, et paraku on tänane omavalitsus liiga sarnane külanõukogule. See, et omavalitsuse roll suureneks, praegu riik viskabki oma, millega ta ei saa tegeleda omavalitsusel ilma igasuguste ressurssideta ja on lahti saanud ja kuskil on süüdlane. Aga me tahame lahendada. Selleks on vaja suurendada omavalitsuslikkust. Ja seda saab teha ainult ühise surverühmana, kus omavalitsused, omavalitsusliidud, linnade ja valdade liit koostöös moodustavad sellise lobi- ja surverühma riigile, et riik usaldaks nii ressursse, funktsioone kui võimekust omavalitsustele rohkem, sest praegu selle valdkonnaga, mis täna siin on, suudab tegeleda kõige paremini just omavalitsus, aga selleks on vaja, see on ilus sõna, nagu võimestada teda. Ja arusaamist selleks ei ole riigis kuigi palju ja nüüd see viimane linnade valdade päev, mis oli, seal oli palju just sellest juttu, et võib-olla oleme viimase piiri peal, kus tuleb hakata jõuliselt võitlema oma kohta omavalitsustel tagasi, et me tõepoolest suudaksime kõiki neid asju, mis siin ka läbi käis, ka korralikult täita, me näeme ju neid muresid. Aga me osalt oleme ka näilised omavalitsused, just omavalitsuse sõna mõttes.
ja me peame saama oma staatuse, oma rolli tagasi. See on meie kõik ühine võitlus ja see hetk on praegu omavalitsussüsteemil ka käes, tajutakse, et seda enam vähemaks omavalitsuste suutlikkust muuta ei saa, nüüd on vaja vastu hakata liikuma ja siis me suudame ka aidata seda valdkonda, mis täna siin jutuks on. Ma tänan ja ma tänan nüüd teid kõiki, et sellega on meie lavapealne osa lõppenud, aga ma kutsuks teid ka pärast lõunat, kes teist saavad, tulge tagasi meie laudkondade töösse, sest te olete andnud meile palju sisendit. Jaana andis meile varem sisendit ja nüüd meil pärast lõunaaega tuleb laudkondade töö teemal, mida me siis saaksime siin Ida-Virumaal ära teha, et meie rahva inimestel oleks tervis parem. Et olete kindlasti oodatud, aga siis meie poolt on ka väike koolipoolne tänu ja Tervisekeskus Corrigo tänab, et meile tulite siia ja andsite oma mõtteid kuulata ja loodetavasti midagi siit jõuab ka tulevikuplaanidesse peale järgmisi valimisi, aga aitäh teile tudengite poolt.